Aitäh tulemast tagasi. Meie read ei ole hõrenenud karvavõrdki. Ka lisatoolid täituvad, mille üle on hea meel jätkuvalt. Ja saame minna järjest rohkem konkreetsemaks. Dokumendi haldus, selle areng, kogu infoühiskonna Eesti arengute kontekstis on järgmise ploki teemad. Ja sellest tulevad rääkima selle valdkonna tõelised profid, Liivi Karpišenko ja Reelika Metsallik-Koppel. Avaliku asjaajamise ja elektroonilise dokumendihalduse koordinatsioon on MKM-i ja infoühiskonna teenuste arendamise osakonna ülesanne olnud nüüd juba 2012. aastast. Enne seda vaatasime me Riigikantselei poole, aga Riigikantselei poole vaadates me ikkagi nägime seal Liivit ja Reelikat. Ja neil on ka täiesti selge pikaajaline kogemus nii selliste süsteemide tellijana, kasutajana kui arendajana ja nüüd ka selle ideoloogia suunajana. Nii et palun, Liivi alustab ja Reelika jätkab ja järjest konkreetsemaks meie igapäevaste teemade juurde. Tere pärastlõunat kõigile. Ma loodan, et pärast sööki ei ole veel sellist head rammestust tulnud, et saame siis ilusti jätkata ja räägime siis, nagu juttu oligi, nüüd natuke veelgi konkreetsemalt dokumendihaldusest just infoühiskonna arengukava kontekstis. Ja seda siis me teeme Reelikaga ühiselt. Reelika keskendub siis ühele konkreetsele tegevusele rohkem, mis on ka juba käivitunud. Nii, hästi lühidalt siis nimetan veel kord üle olulisemad vajadused ja probleemid asjaajamise valdkonnas, dokumendihalduse valdkonnas. Siis nende probleemide lahendamiseks vajadustest tulenevate eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmed ja tegevused nii infoühiskonna arengukavas kui ka selle rakenduskavas, nüüd esimeses rakenduskavas siis. Ja räägin hästi lühidalt ka sellistest ettevalmistavatest ja kaasnevatest tegevustest, mida meie osakond siis veel lisaks teeb. Ja Reelika siis, nagu öeldud, räägib siis konkreetsemalt juba elektroonilise dokumendivahetuse osakaalust ja sellest, kuidas me seda seirame ja mis me sellega ette võtame. Nüüd infoühiskonna teenuste arendamise osakonnas olles või siis ka teie poolelt siis teenuste arendamisega seotud olles tuleb siis alati, nagu ka eespool oli juttu, meeles pidada seda kliendi vaadet ja meie klienti, kes on siis kas kodanik või siis ettevõtja, huvitavad muidugi võrdselt nii see, et see teenus temani jõuab, et talle see osutatakse mugavalt, talle sobival viisil, kui ka see, et sealjuures ei kulutata liialt tema kui maksumaksja raha, vaid et see töö toimuks ka efektiivselt. Ja tegelikult valitsuse määruses asjaamiskorra ühtsed alused on juba ammustest aegadest olnud need samad põhimõtted kirjas, nad on küll erinevates sätetes niimoodi nüüd mul siin kokku kogutud, aga asjaajamise eesmärk on siis toetada asutuse tööd, aidata kaasa selle efektiivsusele, aidata kaasa isikute teenindamisele ja sealjuures siis tagada piisav dokumenteeritus ja dokumentide tõendusväärtuse säilimine. Ja ma siin kohal pean vajalikuks siis meelde tuletada, et nii Eesti arhiiviseaduse kontekstis kui ka dokumendihalduse standardites on dokumendi mõiste selline lai, ta ei piirdu ainult paber või siis ka PDF või mingisuguste dokumentidega.
ja sellest oli juba ka Janeki sõnavõtus natukene juttu. Nüüd ei ole kõik nii ilus, nagu me tahaksime veel. Põhilised probleemid, mis siis tulid välja nii avalike teenuste korraldamise rohelise raamatu väljatöötamisel kui ka meie muudest tegevustest, ongi siis esimese momendina see, et asjamise tugi teenustele ja ka asutuse tööle ei ole ikkagi piisavalt efektiivne. Tuuakse ette sellised aegunud asjaamiskorrad, kohmakad korrad, dokumendihaldussüsteemidest oli juttu, kasutajate rahulolematus nendega on olnud ja on jätkuvalt küllaltki suur või isegi suur ja väga palju räägime me pabermaailma loogika ülekandmisest elektroonilisse keskkonda, et me nagu ei oska veel mõelda alati teisiti, vaid oleme ikkagi selles vanas kinni. Ja sealjuures on ju kõige kurvem see, et seda infot, mida me vajame, kiiresti leida nendest süsteemidest või kõigi süsteemide peale kokku mingist portaalist ei ole lihtne. Seda ei ole lihtne ei leida ega kasutada. Teine probleem on eri valdkondade just teenuste arendamine, IKT arendamine, ka juriidika ja asjaajamine, vähene koostöö ja siit siis sellised olukorrad ja ka eri asutuste vähene koostöö, kui esimene neist valdkondade vaheline koostöö võib-olla ka asutuse siseselt, aga ka asutuste vahel on tegelikult toonud sellise olukorra, et tekivad uued infosüsteemid, head lahendused, aga käsitsi töö millegipärast alati ei vähene, mõnel juhul kahjuks isegi suureneb ja tehakse dubleerivat tööd, nobedad näpud töötavad ühest infosüsteemist teise andmete kandmisel ja hästi suureks probleemiks ja viimasel ajal millegipärast jooksevad need eriti kokku, on need asutuste ülesed lahendused, et kui me juba asutuse sees oskame neid protsesse kuidagi niimoodi analüüsida, siis asutuste üleselt siis tõesti luuakse lahendused, kus see osapoolte vajaduste kaardistamine jäetakse täiesti lõppfaasi, kui süsteem on juba tegelikult praktiliselt valmis. Me näeme seda määruste eelnõude kooskõlastamisel ja ka juba loodud süsteemide puhul, kus me peame eri osapooled kokku kutsuma siis, kui meieni jõuab juba nii-öelda apihüüa, et nüüd uus süsteem tuli ja teeb meie elu veelgi keerulisemaks. Õigusaktide aegunud nõuded, on räägitud sellest, et infosüsteemi eluiga ei peaks olema üle 13 aasta. Meil on õigusakte, mis on sama vanad, kui arhiiviseadus kirjutati täiesti ümber 2010, jah, siis sellised olulised seadused nagu avaliku teabe seadus, haldusmenetluse seadus on küll järjest uuenenud, aga nad ikkagi ei toeta meie tegemisi parimal määral. Näiteks võib öelda, et haldusmenetluse seaduse puhul on elektrooniline menetlus ikkagi pigem erand kui reegel ja kui me kaardistasime või tõmbasime nii-öelda suure rehaga läbi õigusaktide, siis me leidsime erinevatest õigusaktidest üle 170 sätte, kus nõutakse mingi dokumendi vormistamist paberil ja ainult paberil, seal ei ole isegi mitte e-posti alternatiivi. Ja oli juttu siis täna juba sellest kanalite paljususest, jooksevad sisse erineval kujul, erinevas vormis dokumendid, infovood, sotsiaalmeedia tuleb lisaks ja uued väljakutsed nagu dokumendid liiguvad pilve, kelle omad need on, kus nad on, uued tehnoloogiad ja nii edasi. Ja arengukava raames siis asume ka neid probleeme lahendama. Ja nagu eespool juba Janek nimetas, on dokumendihaldusega seotud eesmärgid ja tegevused siis alaeesmärgi 5.3 raames. Ma ütlen nii palju infoühiskonna arengukava kohta teile kõigile, et see ei ole jutt ega selline müüt, et ta on tõesti väga hästi kirjutatud, ta on hästi loetav,
ta on lihtsalt loetav ka teile, kes siin on asjaajajatest ja tegelikult teda tulekski vaadata tervikuna, sest ühed meetmed toetavad teisi või on siis teistele eelduseks. Aga esimese alaeesmärgi 5.3 esimese meetme siht on siis, et avalikud teenused on mugavad kasutada ja kuluefektiivsed ja nagu siis Janek juba tõi välja, üks eesmärkidest on muuta ametlik suhtlus paberivabaks ja teine on siis minna üle dokumendihalduselt infohaldusele, ja mis siis tuleks juba kõigi nende erinevate kanalite, eri tüüpi infovoogudega toime ja võimaldaks meil siis vajalikku infot kiiresti kasutada. Nüüd seda on paljud näinud, see on meie kulukalkulatsioon ja see puudutab nüüd, siin on võrdlus paberdokumendi saatmise ja vastuvõtmise kulud versus TVK kaudu saatmise ja vastuvõtmise kulud. Postikulu on muidugi suur, aga pange siin tähele ka seda tööjõukulude osa ja ma ütlen teile veel meeldetuletuseks või teadmiseks neile, kes ei tea, et tööjõukulud on arvutatud ääretult konservatiivselt, nad on 700 eurose brutopalga pealt pluss tööandja maksud ja seda on veelgi vähendatud 15% võrra. Ja pange siis tähele ka seda, et kui teie saadate välja paberdokumendi, siis selle saatmisega, mis on ümbrikusse panek ja nii edasi, postiasutusega suhtlemine, kulud on võib-olla väikesed, siis vastuvõtjale on need kulud juba märgatavalt suuremad. Aga see on nüüd ainult TVK kaudu vahetatav dokument. Et tegelikult ju, kui andmed liiguvad otse infosüsteemist infosüsteemi ja dokumendihaldussüsteemi vahel vaja ei olegi, siis sellist andmevahetust või andmeliikumist võrrelduna paberdokumendile on toodud välja isegi kuni 20-kordne vahe. Ja teist suunda või tegevusi eesmärke kommenteerin ka, terviklik infohaldus siis peaks looma sellise olukorra, kus asutuse siseselt või ka asutuste üleselt kõik, mida on vaja, on olemas nii kaua, kui teda vajatakse ja ka tegelikult ka mitte kauem. Ja seda infot saab kätte kas siis asutuse juht, teenindaja, mõni teine ametnik või siis ka meie partnerid erasektorist, kodanikud, ettevõtjad saavad siis selle põhjal teha kiiresti õigeid otsuseid ja kui me selle saavutame, siis on nii asutus kui ka laiemalt riik oma eesmärgid tõhusalt ja tulemuslikult täitnud. Nii, rakenduskavast veel 2014–2017, seal on siis selle meetme all järgmised tegevused. Kõigepealt ongi suurendatakse paberivaba dokumendivahetuse osatähtsust ja selle rakenduskava raames eelkõige edendatakse TVK-ga liitumist ja TVK kasutamist. Et kui praegu RIA-l on käsil TVK arendusprojekt, mille käigus me saame selle andmevahetuse veel tunduvalt mugavamaks kui varem, siis me jätkame nende tegevustega rakenduskava raames. Samuti siis dokumendivahetusteenuste edasiarendamine Eesti e-keskkonnas kodaniku ja ettevõtja jaoks, see on siis ADIT, minu dokumendid, e-vormid ja nii edasi. Ja arhiveerimise poolelt siis universaalse arhiveerimismooduli kasutuselevõtu edendamine on siis paberivaba dokumendivahetuse osas selle rakenduskava raames. Teine on masintöödeldavate e-arvete kohustuslikuks muutmisega seotud tegevused, see ütleme rakenduskava raames enam nii väga otseselt meie osakonna ülesanne ei ole, me küll oleme seal kaasas, aga me tegeleme ettevalmistava faasiga põhiliselt. Ja siis on tulemas ka tegevused, mis toetavad tervikliku infohalduse kontseptsiooni ja selle juurutamist üle avaliku sektori. Esimeses etapis kindlasti me kõike lahendada ei suuda. Ja tahaks siis teile kõigile öelda, et rahastamine valdavalt on tõenäoline alates SF rahadest siis alates 2015 nende tegevuste raames, võib-olla TVK-ga liitumine välja arvatud.
Ja natuke siis ka meie osakonna tegevustest. Me ei hakka seda tegema nii, et me avame selle taotlusvooru ja meil ei ole täpselt selge, mida ja millise prioriteediga on vaja arendada. Selleks on siis käivitatud programm, mida Janeki nimetas, eelduste loomine avalike teenuste tõstmiseks IKT vahendite abil. Tervikliku infohalduse puhul koostame selle raames hetkeolukorra analüüsi ja strateegia. Samuti analüüsitakse avaliku ja eriti erasektori valmisolekut masintöödeldavate arvetele täielikuks üleminekuks, vajadusi, mis sellega kaasnevad, kui neid on. Vaatame ka rahvusvahelisi kogemusi, siin oli juba juttu Taanist, Portugalis on näiteks infohalduse alane seaduseelnõu valminud ja võib-olla ka mõned muud. Ja kindlasti teeme me selle programmi käigus, mis toimub siis, on juba alanud, kestab kuni oktoobrini, hulga seminare ja teabepäeva, sealjuures on meil plaanis kusagil 6 teabepäeva erinevates maakondades. Siis õigusaktidega seotud probleemide lahendamiseks on meil käivitatud koostöö Justiitsministeeriumiga. Me oleme vaadanud haldusmenetluse seaduse, avaliku teabe seaduse ja digitaalallkirja seadusega seotud probleemistikku. Me oleme pidanud mitmeid kohtumisi, vaidlusi, me jätkame seda tegevust. Ja oluline on ka see, et uued põhimõtted jõuaksid õigusloomeni, et me ei kinnitaks enam määrustega mingisuguseid blankette ja vorme, vaid et oleks läbi analüüsitud, milliseid andmeid me mingisuguse otsustuse jaoks vajame ja ka see, kust need andmed kuidagi kõige paremini kätte saab, et nad on ehk riigi infosüsteemis juba olemas ja neid ei pea ega ei tohiks enam uuesti küsida. Nii et selliste põhimõtete viimine ka juristideni, aga ka kõigini, kes õigusloomega tegelevad, on meil teemaks. Ja nüüd olengi ma siis jõudnud Reelika osani, annan talle sõna üle, tänan tähelepanu eest ja Reelika räägib siis elektroonilise dokumendivahetuse osakaalust. Tere ka minu poolt. Selleks, et planeerida tegevusi ja teha otsuseid, on meil vaja infot. Ja räägin sellest, mis info on meil täna juba olemas ja mis on see, mida meil veel teada on vaja avaliku sektori asutuste käest. Kõigepealt, meil on vaja teada, millised on need dokumendihaldussüsteemid avalikus sektoris. Ja eelkõige meid huvitavad nad sellepärast, et saada teada, kui palju on neid dokumendihaldussüsteeme, millel on üldse olemas võimekus TVK-ga liitumiseks. Teise asjana meil on vaja teada, palju on neid asutusi, kes on TVK-ga liitunud ja kes seda ka reaalselt kasutavad. See info on meil olemas. Ja meil on vaja teada, milline on see elektroonilise dokumendivahetuse osakaal. Siin on nüüd 2 aspekti. On dokumendihaldussüsteemid ja siis need dokumendid, mis on igal pool muudes infosüsteemides. Selleks, et saavutada eesmärk aastaks 2020, oleks see protsent 95. Mida me täna teame? Eelmise aasta lõpus viisime läbi kaardistuse, mis oli väga suur töö. Avalikus sektoris on teatavasti 2700 asutust, see arv muidugi väheneb jõudsalt. Ja pilt on selline, meil on 43% asutustest on olemas TVK liidesega dokumendihaldussüsteem. Ja meil on 55% neid asutusi, kellel puuduvad üldse igasugune süsteem. Muidugi ma saan kohe selle pildi kommentaariks öelda seda, et 75% avalikust sektorist on meil väga väiksed asutused, peamiselt siis linna, valla hallatavad asutused ja ka valitsusasutuste hallatavad asutused. Ja kui me paneme nüüd pildi kõrvale, palju on meil neid asutusi, kes on TVK-ga liitunud 1. jaanuari seisuga, siis me näeme, et meil on 23% neid asutusi avalikus sektoris, kellel on tegelikult see võimekus olemas
kes aga liitunud ei ole. Ja mis mind ka kurvaks teeb, on see, et meil on 9% liitunud asutustest need, kes tegelikult seda mingil põhjusel ei kasuta. Kui me vaatame seda pilti nüüd asutuste gruppide lõikes, need on nüüd riigi ja kohaliku omavalitsuse registri põhjal tehtud väljavõte, siis see jaguneb selliselt. Me näeme, et meil on siin valla ametiasutuste hallatavad, keda meil on mahuliselt hästi palju, ja meil on linna ametiasutuste hallatavad, kes ei ole liitunud. Ja kuna meil on siin palju inimesi kohalikest omavalitsustest, siis ma panin siia juurde ka sellise pildi, mis näitab seda vaadet meil siis valla- ja linna ametiasutused maakondade lõikes. Ma pean küll ütlema seda, et selles diagrammis on need omavalitsused, kes nüüd ühinesid ja kes said endale uued registrikoodid, kajastuvad selles tabelis mitte liitunud asutustena. Lihtsalt sellepärast, et TVK andmebaasis on need muudatused tegemata. Aga üldiselt on see pilt selline. Nii, ja nüüd ma räägin sellest, mida me veel täna ei tea, aga mida me tahame teada saada, on see, et aastal 2012 me viisime läbi uuringu ja küsisime asutustelt dokumendihaldussüsteemides registreeritud dokumentide kohta. Palju on neid dokumente, mis saadetakse paberil ja ka saabub paberil ja palju on siis e-posti osakaal ja palju on TVK osakaal. Aga me ei küsinud tookord seda, palju on neid dokumente, mis registreeritakse muudes infosüsteemides, mis on ka osa asutuse dokumendihaldusest ja mida meil on ka väga oluline teada. Ehk siis sellel küsimustikul ongi 2 osa ja uuritav periood me küsime siis 1 kvartalit, et saada enam-vähem selline pilt kätte, mis nagu tegelikult toimumas on. Võin kohe öelda seda, et dokumendihaldussüsteemidest saab selle info kätte, kes ütleb, et ei saa, see tähendab tegelikult, et ei oska. Et tuleb küsida, saab abi kas siis teiselt sama süsteemi kasutavalt asutuselt või siis süsteemi arendajalt. Ja mis puudutab nüüd seda muude infosüsteemide osa, siis see on nagu meie jaoks ka väga selline segane, me ise ka ei tea ja me tahamegi teada, et mis need süsteemid on, palju neid süsteeme asutustes on, mis liiki dokumente seal registreeritakse või hõlmatakse ja kuidas need dokumendid siis asutusse saabuvad või asutusest välja saadetakse. Et küsimustiku koostamisel ma jäin isegi natuke hätta sellega, et kuidas kirjeldada neid viise. Ma tean, et on paber, on e-post, TVK, aga mis edasi saab, seda väga ei tea. Ja mis on väga oluline nüanss, mis tuli nendest aruteludest välja, kui me seda teemat oleme siin erinevates seltskondades rääkinud, on just see, et kas see info selles muus infosüsteemis üldse kirjas on, mis viisi selle dokument sinna saabus või välja saadeti. Sest meil on avaliku teabe seadus, mis ütleb, et dokument, kui on tegemist dokumendiregistriga, siis see info peab seal kirjas olemas. Ja edasi siis, kas see info, juhul kui see info on seal olemas, kas see info on võimalik sealt ka mingisugusel viisil kätte saada. Ja loomulikult see põhiasi, mis meid tegelikult siis huvitab, on see, et mil viisil need dokumendid saabusid või välja saadeti. Et selline mõtlemiskoht kõigile, kas me saame selle info kätte. Ja minu poolt kõik, kes statistika kohta rohkem huvi tunneb, siis on veebiaadress, kus on võimalik rohkem sellest teada saada ja lähipäevadel nüüd peaks 1. jaanuari seisuga see info ka sinna üles saama. Aitäh! Kiitus Liivile ja Reelikale. Palun küsimused. Me oleme malbed täna. Kogume jõudu pärastpoole. Igatahes on meil saabunud elektroonselt rida küsimusi ja need, mis haakuvad otseselt selle teemaga. Esimene on hästi konkreetne.
kuidas oleks õige käituda dokumentidega, mis on juba ära digitaliseeritud ehk skaneeritud? Kas selliseid originaaldokumendid, mis ei ole arhiiviväärtuslikud, kuid on pikaajalise säilitusajaga, võib teatud aja pärast hävitada ja säilitada juba antud dokumente ainult digitaalses vormis? Ma vastan sellele, Dokumendid, kas peavad paberil originaalid alles olema, ma saan aru, on küsimus, eks? Jah. Ütleme, arhiiviseadus teabekandja vahetamiseks võimaluse annab, kui see on põhjendatud. Arhiivi eeskiri kirjeldab ka teabekanda vahetamise korda, mille järel võib originaali hävitada. Küsimus on see, et mida arvavad sellest kohtud. Ja kui näiteks tekib vajadus kasutada sellist koopiat tõendamisel kohtus, siis see vastus meil täna üheselt selge ei ole. Küll on meil plaanitud dokumendihaldusnõukogu 26. veebruari koosolekul seda teemat arutada koos Justiitsministeeriumiga ja proovime saada veel kellegi nagu juristide poolelt sinna juurde loodetavasti kohtust, nii et ma loodan, et me saame sellele vastuse lähiajal kätte. Hetke seis on selline, et kui see et me ei julge soovitada dokumendi hävitamist pärast selle skaneerimist, kui see õigus ei tulene otseselt õigusaktist. Mina oskan oma kogemusest öelda, et raamatupidamisseadus, mis algdokumendid defineerib, tegelikult lubab neid hävitada, kui nad on siis taas esitatavad ja taas füüsiliselt Kui õigusakt seda lubab, siis just. Küll, aga teistel juhtudel ma loodan, et me saame sinnani, et sellist topeltsäilitamist ei peaks enam tulevikus tegema. Selge. 2 küsimust on veel, mis haakuvad, mida te natuke mainisite, aga tahavad ilmselt minna natuke detaili. Esimene samamoodi kohtute ja õigusaktidega seondub. Kuidas on arenenud ITAO koostöö Justiitsministeeriumiga vajaliku õigusruumi väljaarendamisel? See on sama teema, eks, et mis Justiitsministeeriumiga, mida te teete ja mis sealt on oodata? Me oleme istunud nüüd koos korda 3. Arutelud on olnud rasked, ütlen päris ausalt, aga me oleme edasi jõudnud. Näiteks on Justiitsministeerium võtnud oma selle aasta tööplaani esimesel poolaastal analüüsida just nende nimetatud õigusaktide kitsaskohti ja vaadata siis, mida saab ja kuidas saaks parandada. Ja teise teemana on nad siis lubanud meile pakkuda välja sellise sõnastuse, et kui me praegu peame elektrooniliseks, ütleme, kui kodanik saadab meile elektrooniliselt dokumendi ja me peame siis temalt hakkama iga kord nõusolekut küsima, et kas ta on ikka nõus, et me talle elektrooniliselt ka vastame või sama kanali kaudu, et siis sellise nõusoleku küsimise sõnastada, mis pädeks ja lubaks seda nõusolekut nii-öelda korduvalt kasutada, et ei peaks nagu inimest tülitama sama küsimusega jälle ja jälle. Ja teiste teemade puhul ka meil on teatud selliseid ühiseid seisukohti, eriti avaliku teabe seaduse juures, kus tõesti see dokumendiregistris kõigi saabunud saadetud dokumentide registreerimise nõue on toonud kaasa dubleerivaid tegevusi infosüsteemi dokumentide registreerimisega dokumendihaldussüsteemi. Kui see toimub automaatselt, veel okei, kui see toimub käsitsi, enam mitte. Aga liigume edasi, loodame. Nii et väljavaated on pigem optimistlikud. Ma julgen küll arvata, jah. Et ei põrka vasta seaduste müüri kogu aeg. Ja. Palun. Võib kriitikat, ega ma oma alguse sõnavõtuga liiga ei pärssinud kuidagi aktiivsust. Aga siis on veel üks küsimus ja see puudutab TVK edasiarendamise projekti, et mis selles osas on plaanis, mis seisus see on ja mis arendusi ja millal on oodata? Ma vastan siis ise. Et seis on see, et see hakkub siis TVK uue kapsliga. Liidesed valmivad
enam kasutavatele süsteemidele ja see projekt viibis natukene, aga nüüd aasta teiseks pooleks peaksid need liidesed valmis olema ja kasutusse saama, aga sellega on nüüd see asi, et mida me praegu ei tea ja mingil viisil me peame selle teadma saama, et palju on siis neid asutusi, kellel on sõlmitud oma arendajatega sellised lepingud, et nad saavad need uuendused automaatselt endale ka. Ja palju on siis neid asutusi, kes tegelikult selliseid lepinguid ei ole ja nad neid uuendusi ei saa, kuigi nad peaksid saama, et kasutavad sama tarkvara. Ühe asja ma kommenteerin ehk veel lisaks, et ma ei tea, kui palju siin olijad on kursis, aga koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja RIA-ga siis võtsime töösse sellise asja nagu juurdepääsupiirangute aluste klassifikaatori loomine, mis oleks riiklik klassifikaator ja nüüdseks just äsja Andmekaitse Inspektsioon andis teada, et nad on kõigi neile esitatud erinevate võrgustike kaudu neile esitatud aluste analüüsiga lõpule jõudnud ja see tabel on lõplik, seal on otsused. Väga suur hulk oli selliseid aluseid, mis ei olegi tegelikult alused, vaid mida asutused on ise alusteks pidanud ja nüüd me jätkame siis selle tegevusega, järgmisena me ilmselt võtame kokku arendajad ja laseme neil korra pilgu peale visata, ega midagi veel puudu ei ole üldse sellest tabelist ja see peaks ka nagu siis seda TVK andmevahetust veelgi lihtsustama, nagu ka kasutajate tööd dokumendihaldussüsteemides. Tänud. Viimane võimalus küsida. Aitäh Liivile ja Reelikale. Ja me saame edasi minna väga aktuaalse teemaga, mis on aktuaalne olnud juba tubli törts aega ja Lauri Leht, Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor, sul peaks olema nüüd juubel 5 aastat selles ametis ja sellega tegelenud, nii et igati õige rääkima. Tere päevast! 5 aastat on seda ametit tõepoolest peetud. Üle mitme aasta on selline aasta, kus meil ei ole rääkida väga konkreetsest uuest asjast. Seetõttu on plaan rääkida jooksvalt, mis on kujunenud ja kogunenud ja mis seis praegu digitaalse arhiveerimisega on, mis tehakse Rahvusarhiivi digitaalarhiivis ja mis tehakse asutustes ja mis on meie mõtted ja soovitused. Kõigepealt siis lühidalt mõned digitaalarhiivinduse definitsioonid ja mõisted ja sisu on see, et tegelikust digitaalarhiivist räägime me siis, kui tegemist on pikaajalise säilitamisega, mis hõlmab siis riist- ja tarkvara generatsioonide ülest perioodi ehk üle 10 aasta. Kui te ise mõtlete, siis käesolev aasta on selline, kus saadetakse ajalukku näiteks Windows XP, mis on sündinud aastal 2001 ja sellega seoses kindlasti paaril järgmisel aastal tekib mitmeid huvitavaid säilitamisalaseid probleeme. Mõned süsteemid, mõned skännerid ei tööta enam ja nii edasi, mingid tarkvarad on vaja üle viia, mis enam ei ole hästi võimalik. Aga et siis nagu tausta mõttes veel digitaalse arhiveerimise kontekst, et see arhiveerimine on selline asi nagu raamatupidamine. Iga asutus ise vastutab selle eest dokumentide säilitustähtaja jooksul. Ehk tegelikult see puudutab siis kõiki asutusi, aga mängu tulevad avalikud arhiivid, keda Eestis on täpselt 3, ehk Rahvusarhiiv ühendab suuremat osa neist ja siis on veel 2 munitsipaalarhiivi Tallinnas ja Narvas, kes tegelevad siis arhiiviväärtust puudutava, arhiiviväärtust sisaldavate arhivaalide vastuvõtmise ja säilitamisega.
ehk siis toimub suhtlemine asutustega, et selgitada välja, mis on igavesti säilitamist vääriv ja need ka üle antakse. Asutused ei pea igavesti säilitamise eest vastutama. Erasektori asutused, ettevõtted peavad ise vastutama oma dokumentide säilimise eest. Ja siis tulevad mängu veel eraarhiivid, keda Eestis küll liiga palju ei ole ja kelle ajalugu või ei ole sellist, eriti digitaalse arhiveerimise puhul, ei ole veel tekkinud sellist väga suurt kindlustunnet ja usaldusväärsust nende kestmise osas, aga nemad siis peavad pakkuma säilitusteenust eelkõige erasektorile ja ka riigiasutused võivad kasutada nende teenuseid. Ja sinna konteksti tuleb liita ka Rahvusarhiiv, kes paari aasta taguse seaduse või määruse muudatusega peab pakkuma pikaajaliste digitaaldokumentide säilitamise teenust asutustele. Mõni võib öelda, et see on eraarhiividega konkureerimine, aga niiviisi on see kokku lepitud. Ja siis lühiülevaade olulisematest õigusaktides kehtivatest punktidest, mis digitaalarhiivindust puudutavad. Me teame, et 2 aastat kehtivad just uus arhiiviseadus ja arhiivieeskiri, millest tuleneb siis dokumentide üleandmistähtaeg viidi 20 aastale 10 aastale, mis puudutab alates 2012 sündinud dokumente. Ja just selle mõttega, et digitaaldokumente õigel ajal vastu võtta. Räägitakse, et soovituslik üleandmise pakk on 5 aasta kaupa, digiarhivaale võiks anda sagedamini. Ja et üleandmiseks peaks kasutama arhiiviga kooskõlastatud tarkvara. Sulgudes, et selle jaoks on siis meil tehtud universaalne arhiveerimismoodul. Aga ei pea kindlasti olema see, võib olla ka mõni teine tarkvara, dokumendihaldussüsteem võib seda ise osata. Rahvusarhiiviga peaks see saama kokku lepitud ja üle vaadatud. Ja on kirjas, et digitaalarhivaalid antakse XML-kapslina meie seatud XML-skeemi alusel, mis siis UOM-i on juba ka sisse ehitatud. Arhiivieeskiri seab arhiivivormingud, tekstidokumentidele on siis need siin ära toodud, ära ei ole toodud heli- ja videodokumentidele, mis ei ole täna nii olulised, aga on ka sätestatud filmidokumentide või filmide teemal see vaidlus veel kestab ja tulevad täiendavad vormingud varsti. Nagu ka Liivi ütles, et teabe võib üle kanda teisele teabekandjale, arhiivi vaatest on oluline, et info kui selline kestaks. Asjaajamiskorra ühtsed alused ütlevad, et nüüd kas vist eelmisest aastast on kohustuslik, et neid arhiivivorminguid tuleb kasutada ka siis üle 10-aastase säilitustähtajaga, aga mitte arhiiviväärtuslike dokumentide puhul. Ja nagu ma ütlesin, need pikaajalised digitaaldokumendid võivad asutused anda säilitamiseks üle Rahvusarhiivi. Ja Rahvusarhiiv peab seda teenust pakkuma, kui asutused tahavad anda. Kohustust asutustel ei ole. Sellest hiljem veidi täpsemalt. Me oleme oma digitaalarhiivi nüüd mitmed aastad arendanud ja ta on sama hästi kui valmis tarkvaraliselt, riistvaraliselt ja inimeste mõttes. Ehk siis lähtume ülemaailmsest OAIS standardist. Meie sisuline põhimõte on see, et säilitame nii meile antud originaalfaili, siis ütleme, kui arhiivi püsivale kujule viidud arhiivi infopaketti. Ehk kui meile antakse üle millegipärast Wordi vormingus fail, siis me konverteerime ta PDF-i, aga säilitame mõlemad. Ütleme, et me säilitame, digitaalarhiiv säilitab andmeid 2 erineval andmekandjal ja 2 erinevas kohas ja pikaajaliselt kasutame dokumentide vormingute migreerimisstrateegiat. Ehk
kui 10 aasta pärast PDF enam ei päde, siis me konverteerime oma olemasolevad PDF-id järgmisesse vormingusse. Mitte ei katsu emuleerida seda praegust tarkvara, mis PDF oskab lahti teha. Ja kolmas teoreetiline variant oleks veel arvutimuuseum, ehk hoida seda riistvara elusana, mis ei ole väga pikaajaline. Kuigi ma toon ühe huvitava näite, vahel on lühiajaliselt ratsionaalsem siiski emuleerimine meie oma praktikast. Võtsime Rahandusministeeriumist EVP-dega seotud registri, arhiveerisime ta andmebaasi arhiveerimise mõttes igati korrektselt, pärast neist nõuetest veel täpsemalt. Aga selgus, et lühiajaliselt on ikkagi lihtsam seda vana tarkvara käigus hoida ja nii, kuidas seda Rahandusministeeriumis kasutati. Kui see enam võimalik ei ole, siis teeme uue rakenduse, kus andmed on üle kantud siis kaasaegsetesse tehnoloogiatesse, mis hetkel lihtsalt oleks olnud palju ajamahukam kui selle vana rakenduse uuesti käima panemine meie juures. Digitaaldokumentide arhiveerimise juhis asutustele on meil juba aastast 2008 lõpust või 2009 algusest ja üpris muutumatu senimaani, kuigi küllap seda varsti täiendada tuleb. Sellel baseerub ka UAM-i loogika ja nagu kõik meie juhised on see veebilehel väljas. Jutt käib siis üldistest arhiveerimise põhimõtetest, metaandmete koosseisust, kuidas faile üleandmiseks ette valmistada, kuidas XML kapsleid luua, kuidas need rahvusarhiivi edastatakse, mis käib TVK kaudu muuseas UAM-i abil. Ja siis päris tehniline kapsli struktuuri XML skeem on seal esitatud. Kes ei ole vaadanud, on mõistlik seda juhist sellega tutvuda. Mõni sõna meie digitaalarhiivi ülesehitusest. Tarkvara. Kui 4 etapist rääkida, siis asutustelt dokumentide vastuvõtmiseks oleme täiesti ise välja mõelnud, täiesti ise lasknud teha universaalse arhiveerimismooduli, kuna selle koha peal lihtsalt maailmas ei olnud midagi mõistlikku, mis oleks meile sobinud. Väga mõnus oleks, kui Eestis oleks üks dokumendihaldussüsteem, nagu Taavi-Kotka alguses või lõpus pakkus. Aga kahjuks see nii ei ole. Siis me võtaksime sealt, liidestuksime ühe süsteemiga ja dokumendid jookseksid nagu midagi. Aga nüüd peame 10 või 20-ga arvestama, ehk tegema sinna vahemehhanismi vahele. Aga sealt edasi ei ole olnud mõtet jalgratast liigutada, vaid kasutame paljude teiste rahvusarhiividega ühist tarkvara Tessella STB, mis on Briti rahvusarhiivi poolt algselt välja töötatud siis dokumentide vastuvõtmise osas ja pikaajalise säilitamise protseduuride osas. Ja siis see viimane osa ehk dokumentide kasutamine, juurdepääs STB-le lisaks saab meil sel aastal kaiku võetud uus arhiivi infosüsteem, mille programmeerimistööd on valmis, mida siis juurutatakse ja testitakse ja andmeid üle kantakse nüüd. No riistvara pole mõtet detailidesse minna, aga on meil kettamassiivid ja lindirobotid Tartus ja Tallinnas IBM-i tehnoloogia peal ja suurte tähtedega on kirjutatud inimesed, kes kõike seda tarkust endas kannavad. Circa 10 inimest erinevates nüanssides saab ja oskab igapäevaselt kaasa rääkida digitaalse säilitamise küsimustes tehnika poole pealt meil. Terve rahvusarhiiv muidugi intellektuaalse poole pealt arhivaarid ja teised spetsialistid. Kõik see näeb selle pildi peal niiviisi välja, mida pole mõtet hetkel pikemalt kommenteerida, kes tahab, uurib pärast slaide ise, mis vast välja pannakse. Aga siis mõni sõna UAM-ist, millest on ka päris sageli juttu olnud ja oleme hädalistematele asutustele koolitusi teinud ja nõu andnud ja juurutamisel abiks olnud. Ehk see on asutuste arhivaaridele tehtud tarkvara.
mis asutuste arhivaarid või siis kuidas tööjaotus on, dokumendihaldurid oma arvutisse paigaldavad ja siis sealt sinna dokumendihaldussüsteemist üle kannavad, korrastavad ja XML kujul Rahvusarhiivile üle DVK või siis vajadusel mõnel teisel andmekandjal edastavad. Eelduseks, et asutuse dokumendihaldussüsteem on UAM-iga liidestatud. Seda tuleb teha üks kord, mis on pigem intellektuaalne pingutus, et kuidas see ülekandeskeem paika panna. Mitte tehniline osa tavaliselt võtab isegi vähem aega kui see skeemi joonistamine, kuidas seda teha. Ehk ja tehniline mõiste on siis seal XSLT ülekandetabel või vastavustabel, mille juures meie UAM-i projektijuht ja konsultandid on kõigil asutustel alati abiks. Ja ta on mitte veebipõhine, vaid on arvutisse installeeritav desktop-rakendus .NET keeles tehtud. Eks me ise, tehnoloogia on siis mingi 4-5 aastat juba vana, läbinud tarkvara mitu uuenduskuuri ja päris edumeelselt töötab, aga eks me ise tunnetame ka, et ütleme järgmise 5 aasta jooksul peame temaga brauseripõhiseks liikuma või uue rakenduse looma, et ta tehniliselt ajale jalgu ei jääks. Ja toimimisskeemi pilt on veel ka ära toodud, et asutuse arhivaar siis kasutab UAM-i, kes suhtleb kohaliku dokumendihaldussüsteemiga, kust andmed kantakse Rahvusarhiivi digitaalarhiivi vastuvõttemoodulisse, kus meie arhivaar edasi tegeleb. Mõned sõnad digitaalse arhiveerimise praktilisest hetkeseisust. UAM on päris mitmetes asutustes praktilises kasutuses andmete üleandmiseks ja korrastamiseks. Huvitav on see, et ega need digitaaldokumente ju nii vanad ju ka ei ole, et neid nii palju peaks üle andma, aga praktiliselt kasutatakse seda eelkõige hetkel paberdokumentide ja kirjelduste üleandmiseks ja korrastamiseks, mis on ka meie huvi, sest et meie pabermaailma arhivaarid ei tahaks ka mitte enam uuesti hakata sisestama nende meile üle antud paberdokumentide pealkirju, kui need teil tegelikult dokumendihaldussüsteemis juba olemas on. Ehk siis võtame digitaalsed materjalid vastu ilma failideta, pealkirjade ja kirjelduste kujul. Ja tegelikkus on see, et reaalselt need üleandmise teemad tõusevad hetkel veel õhku, siis kui toimub midagi erakaralist, ehk asutusi liidetakse, likvideeritakse, toimub dokumendihaldussüsteemi vahetus. Et see on rutiin, me prognoosime seda rutiini tekkimist mõne aasta jooksul, et see vajadus hakkab nagu planeeritud üleandmised võiksid hakata tekkima. Asutused tegelevad dokumendihaldussüsteemide ja siis järjest enam põhitegevussüsteemide arhiivimoodulite loomisega. Me käime aastas vast mingis 10 või 15 suuremas asutuses viimasel ajal konsulteerimas ja kaasa mõtlemas, kuidas seda teha. Üks selge mõte on, et need arhiivimoodulid peaksid UAM-iga liidestatud olema, ehk siis, et tulevikus sealt arhiiviväärtuslike üleandmine ladusamalt läheks. Mureki nõuetes on asutuste arhiivimoodulite kohta päris palju juhiseid ja soovitusi, mida arvesse võtta. Ja siis mõne aasta jooksul on meil infot, et see digitaalselt sündinud asjade üleandmine peaks hakkama tekkima, mitmed ministeeriumid planeerivad seda, mis on seotud ka Rahvusarhiivi hindamistegevuste teatud faasi jõudmisega, ehk asutused saavad lõplikult kindlad olla, mis täpselt arhiiviväärtuslikke materjale sisaldavad ja nii edasi. Aga see tähtajaliste digidokumentide säilitusteenus on hetkel veel paberil, kasutamise mõttes, sest ei ole veel reaalseid huvilisi tekkinud. Loodame, et peatselt tekib. Nii mõnegagi on vestlused käimas nii mõne kasutusega.
Sellest siis mõne sõnaga nüüd täpsemalt, ehk lühidalt me ütleme ise tema kohta deposiiditeenus, sest et juriidilises mõttes ei toimu üleandmist, vaid asutus hoiustaks meie juures oma pikaajalised dokumendid. Sisu eest ja juurdepääsu eest ja nii-öelda kasutada andmise eest vastutab ikka asutus ise edasi. Lõplikult antakse üle meile need, mis arhiivi väärtuslikku materjali sisaldavad. Ehk siis on olemas juhis vastav, kuidas hoiule anda, sõlmitakse hoiuleping, üleandmine käib tehniliselt samamoodi nagu arhiiviväärtuslike puhulgi ehk UAM-iga ja vajalik dokumendihaldussüsteemi arhiivi mooduli eksistents. Asutus jääb ise nii-öelda teabevaldajaks ja reaalseks omanikuks. Kuidas see täpne juurdepääs on, siis igasuguseid piiranguid arvestades see siis tuleb kokku leppida asutusega konkreetselt. Meie jaoks on väga tähtis, et me teaksime juba üleandmisel säilitustähtaegu, et see info oleks olemas. Sest et kuna neid pole vaja igavesti hoida, siis on mingil toredal päeval vaja need hävitada. Küllap siis enne hävitamist vaadatakse veel korra otsa ja siis, kui ei ole vaja pikendada, siis hävitatakse. See on selline teenus, mis see funktsioon tegelikult on ju iga asutuse enda kanda, sest on ette nähtud hinnakiri määruses, et ta ei ole mitte tasuta, aga ta ei ole ka asutuse kontekstis mitte liiga kallis. Ehk mõte on selles, et üle sellised nii-öelda hoiustamised ei peaks toimuma mitte liiga sageli, vaid mõistlikesse kuhjadesse või kogumitesse kogutuna. Ehk siis nii-öelda maksustatud on veidi suuremalt üks üleandmine, mis sisaldab esimese aasta hoiustamist ja siis kunagi tulevikus selle materjali kõige lõpuks kustutamist ja hävitamist. Ja siis ühe asutuse andmete säilitamine maksab ka jooksvalt aastas. Aga see kõik ei sõltu üldse mitte mahust, sest kaasajal see nii-öelda terabaidid on piisavalt odavad, ehk see 10 sendi kuskile juurde liitmine ei oma nagu suurt sisu. Mahust rääkides, Rahvusarhiivis on kokku digiteeritud materjali põhiliselt üle 400 terabaidi vist. Huvitav on see, et digitaalselt sündinud materjali on 4 gigabaiti ainult. Eraldi suur teema on andmebaaside arhiveerimine, millest olen eraldi pikki koosolekupäevi ja plaane tehtud, aga lühidalt käime üle. See on selline teema, mis umbes 10 aastat tagasi tundus, et nüüd on see väga tähtis teema ja meil hakkabki tulema andmebaase. Me peamegi neid arhiveerima nagu päris palju, sest kuidagi see surve oli õhus, aga tegelikkus on see, et oli hooneregistri andmebaas vast aastal 2003 ja pärast seda on mõned veel olnud, aga see ei ole muutunud nii praktiliseks, et oleks õhus või et oleks pidev surve ja tegevus sellega. Sestap on ka meil andmebaaside arhiveerimise juhis nii-öelda tööversioonis, ei ole väga veebis väljas vist ka hetkel, aga et kuna see temaatika ei ole nii oluliseks või praktiliseks muutunud aga see sisu on päris pikk ja põhjalik ja küllap me temaga peame varsti edasi tegelema. Ühe europrojekti raames samuti, sest andmebaaside arhiveerimine on mingis mõttes keeruline teema, millega kõik Euroopa rahvusarhiivid hädas on ja üksteisega koostööd katsuvad teha. Andmebaaside arhiveerimise vorminguks on üldiselt, et üldkirjeldused on XML-i seatud, andmebaasidest tulevad andmed on CSV tabelites ja siis päringud, standardpäringud ja seosed on siis SQL-idena säilitatud. Ja ta on ka meil siis infoühiskonna arengukavas üks prioriteet edasi tegelemiseks üles seatud. Mõned tüüpküsimused vahepeal ütles juba
Liivi siin vastuse, et kui dokumendid on digiteeritud, kas need võib siis hävitada. Meie ütleme selle kohta, et see on iga asutuse enda otsustada. Mõistlik on või vajalik on sätestada asjaajamiskorras usaldusväärsed protseduurid. Niiviisi juba on asutusi, kus Eestis seda tehakse, Justiitsministeeriumi registrites näiteks. Tuleb paberdokument sisse, skaneeritakse ja tembeldatakse, ma ei tea, kas 2 või 3 inimese silmapaarid vaatavad üle, et kõik lehed said digiteeritud, et seal ei ole mingit tehnilist praaki ja võib hävitada. Kas ta aetakse kohe paberihunti või mõne aja pärast, ma täpselt ei tea, aga igatahes on see iga asutuse enda sätestada. Tõepoolest ei ole sellist kohtuasja teada, kus oleks raudselt öeldud, et seda me aktsepteerime, aga ei usu mina seda, et see saab põhimõtteliseks takistuseks. Eks võltsinguid pabermaailmas on kindlasti palju rohkem. Teine küsimus on digitaalallkirja pikaajaline säilitamine. Et kuidas see siis säilib, küsitakse sageli. Meie ütleme, põhiprobleem meie vaatest on see, et sageli on digitaalselt allkirjastatud just mitte arhiivi püsivad failid, ehk see sama Wordi dokument, mis mingi 5 või 10 aasta pärast mingite Office'i versioonide vahetudes ei pruugi enam täielikult avaneda. Me teeme praegu niiviisi, et võtame selle Wordi dokumendi sealt Digidoki konteinerist välja, konverteerime ta PDF-i, edaspidi pikaajaliselt haldame ja tagame selle PDF-i loetavuse ja need digiallkirja andmed salvestame andmebaasi kõrvale. Aga selle Digidoki konteineri algse hoiame ka alles, ehk kui kohus tahab 70 aasta pärast originaali, siis ta saab selle Digidoki ka. Tehku midagi, kui oskab. Kui ta ei usalda seda meie andmebaasi kirjeid, mis on ajas edasi kantud. Tänase päeva sõnumid mõned. Soovitus on, et mõelge veidi ette, planeerige digitaalsete dokumentide arhiveerimist ja tulge meiega vestlema, et meid informeerida ja plaane seada. Aga ennem võiks UAM-iga liidestada dokumendihaldussüsteemi, et kui ühel hetkel läheb kiireks, siis oleks toimiv töövoog juba testitud ja olemas. Ja me oleme alati ka otseselt mitte meile arhiivi tulevat asjade, vaid võib-olla asutuse enda arhiivisüsteemide juures valmis konsulteerima ja kaasa mõtlema. Tõin välja mõned punktid, olulised punktid, mis on infoühiskonna arengukavas välja arhiivindust puudutavad. Põhiline on see, et pikaajaline säilitamine olulise teabe puhul on tähtis, nii tõestus kui kultuuri ja ajaloolise väärtuse osas. Nagu Liivi juba ütles, suurendatakse paberivasa vaba asjaajamise osatähtsust, sealhulgas edendatakse UAM-i kasutuselevõttu. Ennem oli juttu, et andmekogude arhiveerimine, et töötatakse välja andmekogude arhiveerimise põhimõtted ja abivahendid. Ja mis on veidi üldisem, siis puudutab Rahvusarhiivi kui mäluasutust koos raamatukogude ja muuseumitega, et siis toetatakse ka digiteerimist ja digitaalsena säilitamist ja ka kättesaadavaks tegemist. Mõned märksõnad veel, mis me otseselt nagu digitaalse arhiveerimise kõrval veel sel aastal huvitavat teeme. Üks väga praktiline projekt on, et teeme oma praegu olemasolevad andmed avaandmetena kättesaadavaks. RIA SF vahendite toel projektis avatud arhiiv, ehk siis kolmandad osapooled saavad teha vajadusel põnevaid rakendusi arhiivi infosüsteemis olemasolevaid kirjeldusandmeid ja väikseid digikujutusi kasutades. Ja teisalt kaasame järjest rohkem kasutajaid oma süsteemides andmekvaliteedi tõstmisse ehk crowdsourcingu või rahva kaasamise projektides. Projekti katsume tegema hakata konkreetsetes piirides konkreetsete projektidena, mis on ka üks selle avatud arhiivi tulemustest. Ja 3. aastat kestab üle-euroopaline kõigi rahvusarhiivide koostöös Euroopa arhiiviportaali tegemine, kus meil on üpris
kandev roll, kus me nii-öelda tarkvara testimise ja innovaatilise poole eest vastutame. Ehk siis kõigi Euroopa arhiivide kirjeldusandmed saavad koos kättesaadavaks ja siis need kõik koos liituvad või kantakse Europeana Euroopa digitaalraamatukogu andmebaasi otsingusse. Meil on selline mõte, et kui Taavi alguses ütles, et innovatsiooni on tarvis, siis ilma suurema kisa ja kärata me innovatsiooniga tegeleme. Oleme nüüd sellest aastast algab ühine Euroopa arhiivi andmete ja dokumentide ja teadmuse säilitamise projekt e-ARK, mis eesti keeles kõlab küll nagu midagi autodega seoses, aga tegelikult ei ole seda mitte. Ehk katsume seda ühtset üle-euroopalist digitaaldokumentide ja andmete arhiveerimise metodoloogiat ja lahendust koos aktiivsemate rahvusarhiivide ja ülikoolidega välja töötada, testida ja kasutusele võtta. Kestab 3 aastat ja see üks meie mõte on see, et me tahame, et teised teeksid samamoodi, kasutaksid UAM-i põhimõtteid nagu meie, et sakslased ei suruks meile oma metoodikat peale. Ja see on selle kontseptuaalne arhitektuur ja ennem üks hea kolleeg just tõi võrdluse, et kui esimest ettekannet tsiteerides arhiveerimine on nagu see kanalisatsiooni osa, siis see e-ARK-i projekt on nagu üle-euroopaline torusiil selle juures, mis kiirendab ja puhastab ja hõlbustab ühtsete põhimõtete kasutusele võtmisel arhiivipakettide tegemist ja säilitamist. Ja veel kiire ülevaade ühest põnevast e-kursusest, mida meie inimesed on siin kirjutanud, mis nüüd koostöös Tartu Ülikooliga veebipõhiselt tekib, mis on tasuline, aga mis on kindlasti väga põhjalik ja hea. Siin autorite ringis näete paljusid meie spetsialiste. See pidi olema niiviisi, et antakse tagasisidet ja puha ja mingid ülesanded, et kui teate oma kolleegide seas huvilisi, kes peaks õppima või ise olete järsku selline, siis ehk on veel kohti, ma täpselt ei tea, sest seal oli piiritletud kohtade arv, et saaks tagasisidet anda ladusalt. On võetud selline suund, et mitte niivõrd neid koolitusi teha väiksele füüsiliselt, kui seda teha pidevalt veebis ja edaspidi seda järjest parendada ja uusi kordusi teha. Ja siin on siis teemad, mis katavad dokumendihalduse ja arhiivihalduse sõltumata andmekandjast, füüsiline ja digitaalne ja audio-video osa ka kogu elukäigu jooksul. Ja tänan teid. Kas on küsimusi? Aitäh Laurile kõigepealt. Jaa, Liivil on küsimus. Tehke sotid selgeks. Mul on tegelikult üks kommentaar ja üks küsimus, et ma oleks lihtsalt kommenteerinud seda Justiitsministeeriumi registrites kasutatavate dokumentide skaneerimist ja selle protsessi kirjeldamist asjaajamiskorras. Et tegelikult Justiitsministeerium on teinud oma registreid puudutavates eriseadustes päris mitmeid selliseid uuendusi ja üks meie ettepanek ongi olnud, et sellised toredad mõtted, mis on nende üksikute registrite puhul rakendatud, jõuaksid ka üldseadustesse ja oleksid rakendatavad kõikjal. Aga mul oli ka üks küsimus tegelikult, et sa rääkisid sellest, kuidas kui Rahvusarhiiv võtab vastu mitte arhiivi vormingus dokumendi, siis viiakse arhiivi püsivale vormingule üle, et kas see kehtib ka säilitusteenuse puhul või ainult arhiivi
moodustajatelt arhiivi dokumentide võtmisele. Aitäh! Selles mõttes säilitusteenuse puhul on see vastavalt kokkuleppele säilitusteenuse kasutajaga, et tehniliselt on see võimalik, pigem praktiliselt sõltub säilitustähtajast. Õigusakt ütleb, et need dokumendid üle 10-aastased peaksid juba tekkima arhiivivormingus. Kui ei ole tekkinud, küllap siis UM-i abil üleandmisel või hoiule andmisel täpsemalt öeldes on mõistlik need sinna järsku kanda. Jaa, Kalev on siin. Siit poolt saad. Aitäh. Siukene küsimus, et kui asutus nüüd annab digitaaldokumendi üle, arhiiv saab digitaaloriginaali ja hoiab seda, kas asutus võib jätta dokumendi alles ka endale kasutuskoopiana? No ega seda ju miski takistada otseselt ei saa. Juriidiliselt korrektne on see, et siis on edaspidi omanik on Rahvusarhiiv. Ja milline on siis nende dokumentide ja erinevate koopiate õiguslik staatus, mis on siis arhiivis, mis on asutuses? Tõenäoliselt pannakse sinna üleandmisakti kirja, et üleandja siis omalt poolt kustutab need dokumendid ja edaspidine omanik on Rahvusarhiiv ja õiguslikult kehtiv versioon on meie juures. Kas on mingisugust praktikat selle koha pealt olnud? Kas selline, üleandmisel on selline seda fikseeritud hävitamist originaalsüsteemis? Siin ma peaks järsku meie UAM-i projektijuhi käest küsima, kuidas Tarvo, kas oskad kommenteerida Riigikantselei projektide puhul näiteks? Seda on keeruline kommenteerida, sellepärast, et ega me ise otseselt hävitamise juures ei ole olnud. Ja hävitamist me kuidagi ei kontrolli. Aga lihtsam on seda võib-olla küsida nende asutuste käest, kes on midagi üle andnud, et kuidas ta on käitunud. Me teame, et meie Riigikantselei kolleeg on ka siin, kes kindlasti kommenteerib, kuidas on käitutud. Kas hoiate igaks juhuks versiooni enda juures? Jah, meie käes on kasutuskoopiad ja kui meie käest küsitakse mingeid materjale, siis me pakume kasutuskoopiaid. Ja kui näiteks inimene on nõus kasutuskoopiaga, siis ta ei pöördugi enam teie poole arhiivi. Ei tea, kas see vastus on? No see on praktiline lähenemine, aga nagu väga pikas perspektiivis ei ole ratsionaalne, et mingist ajast alates enam ei taheta neid kasutuskoopiaid eriti sageli saada. Ja siis vahetate serverit ja süsteemi ja siis te küsite, et kustutame ikka ära. Jah, et aga me ei ole seda praktikas veel läbi teinud, et neid kasutuskoopiaid kustutanud endal. Kas on veel küsimusi? Me vaheajal arutasime nende juhiste üle, eks arhiveerimine on alati nüanssides kinni ja kuidas olla kindel, et ma kõiki neid tean. Et seal, ja teil on ka palju juhiseid, siin olid arendamise käigus. Et mis plaanid teil nende juhiste arendamise osas on, et asutused see oleks neil kergem, oleksid ja meil on Rahvusarhiivil terve rida praktilisi juhiseid asutustele abiks. Ring on nendega peal juba mitu aastat tagasi, aga õnneks on meil Riigiarhivaari nõunik Hanno Vares, kes on selle eest vastutav, kes oskab kommenteerida, kuidas juhiste uuendamine meil seisab ja plaanis on. Sa oleks osanud sellele ise ka vastata, muidugi aga okei. Nende Rahvusarhiivi juhistega on nüüd kaks keerulist momenti. Üks asi on see, et see puudutab iga asja, mis sa kirja paned, eks ju. Nagu sa annad teisele nõu ja sa paned selle kirja, siis sellest hetkest alates on ta sisuliselt vananenud, eks. Et nende kirjutatud juhistega on selline taak. Teine asi on puht rahvusvaheline spetsiifiline probleem on see, et kuigi me näeme oma tulevikku digitaalsena, vähemalt riigisektoris,
on veel 10 aastaks, kui mitte rohkemaks, on rahvusarhiivil selline olukord, kus see hübriidmaailm on meie jaoks täiesti reaalne asi. Et selle juhiste andmine taolises olukorras, kus eksisteerib nii digitaalne kui pabermaailm, on keeruline ja nagu te Lauri ettekandest aru saite, et tegelikult me püüame võimalikult rohkem käia koha peal, suhelda iga üleandmis või mingi arendusprojekti käigus, konkreetselt juhuse põhiselt. Mis ei tähenda muidugi seda, et me nüüd oleme täiesti loobunud nende juhiste väljaandmisest, et me oleme maja sees arutanud seda tagasisidet, mis me asutustelt oleme saanud ja asutuselt praegult tundub tõenäoliselt vajavad selliseid lühikesi käitumisjuhiseid seadusaktide tõlgendamiseks, seadusaktide täitmiseks. Et see on natukene hoopis teine lähemine sellele lähenemisele, mis meil siiamaani on olnud, et sellised paksud rasvased jutud rohkem mõjuvad kui õppematerjalid, aga kui Rahvusarhiivist nüüd mingisuguseid uuemaid juhiseid hakkavad tulema, siis nad on konkreetsed probleemi lahendused, teemasid praegult ei oska veel niimoodi avalikult välja öelda. Aga need on arhiivinduslikud teemad. Aitäh Laurile ja aitäh Rahvusarhiivi ekspertidele. Üks aplaus veel. Ja saame minna selle ploki viimase teemani, mis on riha. Rihat me võime armastada palju või rohkem, aga on selge, et me oleme nõus, et seda on meile vaja. Ja Eero Veegmann, kes on RIA teenuse haldur, saab meile sellest täpsemalt rääkida. Tervist! Andres lõpetas oma ettekande rääkides rihast. Mina võtan sealt kohast jutu jälle üle. Räägin natuke lähemalt, mis see riha on, millest ta koosneb ja siis vaatame edasi, kuidas ta puutub kokku dokumendihaldussüsteemidega. Nii. Riha teenuse me jaotame nagu selliseks 3 suuremaks osaks. Riha kui riigi infosüsteem, kui riigi infosüsteemi haldus, kui riigi infosüsteemi haldussüsteem. Esiteks on ta kataloog, ta annab meile pildi sellest, mis riigi infosüsteemis olemas on, kataloogi teave. Teine asi on rihaprotsess, kui menetluskeskkond ja halduskeskkond, kus menetletakse erinevaid protsesse. Ja 3. väga suur osa, järjest kasvav osa, on nõustamine, erinevate riigi infosüsteemi osapoolte nõustamine ja järelevalve. Rääkida kataloogist, et me saame rihast ülevaate, millised andmekogud infosüsteemi meil rihas on, riigi infosüsteemis on, milliseid andmeid neist töödeldakse, kuidas nendes erinevate infosüsteemide andmekogude vahel, kui andmeid vahetatakse, kuidas need andmed on kodeeritud, ehk millised klassifikaatori meil riigis olemas on, millised on nende süsteemide kontaktisikud, millised teenused nad pakuvad, kes neid teenuseid kasutavad. Seal on kaasnevad erinevad teavitused nendele osapooltele, kes need menetlusprotsessis osalevad. Me saame rihast ülevaate ja klassifikaatoriga muudest semantikavaradest, ontoloogiatest, mida need andmed tähendavad, mis nendes andmekogudes töödeldakse. Seal on XML varamu rihas ja nüüd siis tulevad ka rihasse dokumendihaldussüsteemid. Riha kui protsess. Et on juba levimas selline mõiste nagu rihaprotsess, et mis asi see siis on. Siin on nüüd joonistatud rihas nõndanimetatud elutsükli riba või andmegu elutsükli riba või andmegu elutsükkel. Ehk riha hõlmab kogu andmegu elutsüklit. Alates andmegu planeerimisest, tema arendamisest, kasutamisest, kuni ükskord tema surmani või lõpetamise arhiveerimiseni välja. Ja igas selles etapis või selles ajajärgus
kehtivad siis mingisugused riigi infosüsteemi nõuded. Nendest nõuetest ma räägin järgmisel slaidil lähemalt. Ja nende iga etapi vahel on siis nii-öelda selline kontrollpunkt, kus toimub siis kooskõlastamine erinevate osapooltega, kus kontrollitakse nende nõuete täitmist. Ehk kui me hakkame uut andmekogu looma, siis me juba peame mõtlema täpselt läbi kõik asjad ja selle kava rihas dokumenteerima. Millised andmed me kavatseme koguma hakata, kuidas meil asi õiguslikult saab olema reguleeritud. Kas meil on vaja mingisugust seadusemuudatust, kas meil on vaja uut põhimäärust luua, mingi muudatused õiguslikud. Kelle plaanime andmeid saada? Ja selle kava me rihas kirjeldame ja see kava peab olema siis kooskõlastatud enne, kui me selle andmekogu loomiseks või infosüsteemi loomiseks riigihanke välja kulutame. Kui meil see andmekogu on siis arendatud ja me soovime seda kasutusele võtta, siis järgneb kasutuse võtmise kooskõlastamine. Ehk enne me ei saa ka seda andmekogu ei siis teenuseid temaga kasutada või teenuseid üle XT live-keskkonna pakkuda, kui meil ei ole rihas see andmekogu kasutuse võtmine kooskõlastatud. Nüüd, kui see andmekogu on kasutuses, siis loomulikult seal aja jooksul võivad midagi muutuda, eks ole, kas hakatakse uusi teenuseid pakkuma, tuleb vaja koguda uusi andmeid, mingite andmete kogumine on vaja lõpetada, siis kui meil pannakse kohustus mingeid uusi andmeid koguda, siis me peame ka seda rihas kooskõlastama. Ja lõpuks siis lõpetamise kooskõlastamine, kui andmekogu elutsükkel saab läbi. Eelmisel aastal Riigi Infosüsteemi Ametis me kaardistasime neid erinevaid nõudeid ja saime ligi 20 gruppi neid nõudeid. On erinevad nõuded infosüsteemide õigusregulatsioonile, igasugused avaandmete nõuded, isikuandmete kaitse nõuded, aadressiandmete nõuded ja nii edasi ja nii edasi. Töö nende nõuetega jätkub. Just nende kooskõlastamiste käigus siis nende nõuete täitmist kontrollitakse. Ja kes neid kontrollivad? Kes on need asutused, kes selles riha protsessis osalevad? Ehk siis riigi IT-koosvõime osas kontrolli nõuete täitmist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, isikuandmete töötlemise, turvameetmete piisa osas kontrollib neid Andmekaitse Inspektsioon. Siis kuidas me need andmed on selles süsteemis kodeeritud, kas me kasutame klassifikaatoreid, mis on kehtestatud, mis rihas on kõik registreeritud, selle siis vaatab üle Statistikaamet. XML varamu osas on 3 kooskõlastajat, siis tehnilise poole pealt vaatab nüüd Riigi Infosüsteemi Amet, muud poole pealt siis MKM ja Rahvusarhiiv. Ja Rahvusarhiiv vaatab ka siis neid andmekogusid, kuidas neid plaanitakse arhiveerida ja kuidas neid, kas on neis ka üldse siis arhiivi väärtuslikke andmeid. Aadressiandmete osas vaatab Maa-amet. Riha protsessiga on seotud erinevad muud protsessid. Näiteks struktuuritoetuste taotlemise protsess. Kui te soovite mingi andmekogu jaoks kasutada struktuurivahendeid, Euroopa Liidu struktuurifonde, siis eelnevalt, kui seda raha saab, peab olema rihast tehtud vajalikud toimingud. Ehk see andmekogu kas siis kavatsus kooskõlastatud või tema muudatus kooskõlastatud. Ja kõik muud seotud protsessid. Tahate kasutada oma teenust publitseerida riigiportaalis Eesti.ee või kasutada juba välja töötatud autentimisteenust, et ei peaks ise oma süsteemi ehitama autentimist, vaid saate kasutada seda siis riigiportaalis juba olemas olnud lahendust, peab olema see andmekogu reas dokumenteeritud ja nõuetekohaselt menetletud. Ja kõik muud protsessid siis kaasnevad siin. Kuidas on nüüd seotud riha ja dokumentsüsteemid? Kui me vaatame seda kõigile teadaolevat avaliku teabe seadust, kuidas on defineeritud dokumendiregister, siis me näeme, et tegemist on andmekoguga,
vaatame altpoolt sedasama seadust, kus räägitakse, on andmekogude peatükk, räägitakse, mis on andmekogu, ja öeldakse, et enne andmekogu kasutusvõtmist tuleb ta registreerida Riigi Infosüsteemi haldussüsteemis ehk RIHAs. Ehk siis dokumendihaldussüsteemid kuuluvad RIHAs registreerimisele. Mis on selle nende eesmärgid? Üks eesmärk on kindlasti saada siis täienduskataloogile. Millised dokumendihaldussüsteemid meil olemas on riigis? Kes on nende kasutajad? Kes on nende arendajad, haldajad? Millised liidesed neile nendele süsteemidele loodud? Kuidas nende dokumendihaldussüsteemide metaandmed vastavad kehtestatud metaandmeloendile ja millised funktsionaalsusnõuded on neist täidetud. Ja loomulikult kõik muud Riigi Infosüsteemi haldussüsteemi eesmärgid. Me oleks läbipaistev Riigi Infosüsteem, oskaksime planeerida erinevaid tegevusi, nagu siin juba eelnevatest etteannetest on öeldud, meil on vaja selleks informatsiooni. Kuidas see dokumendihaldussüsteemide RIHAs registreerimine toimub? Toimub ta nii, et me võime jaotada kõigepealt need dokumendihaldussüsteemid nagu sellise kahte suurde gruppi, et on sellised süsteemid, mis on loodud ainult ühe asutustarbeks. Need on siis nõndanimetatud erilahendusteks ja siis on sellised dokumendihaldussüsteemid, mis on mingi tarkvaraettevõte loonud, et ta pakub seda siis erinevatele asutustele. Selliseid süsteemi nimetame siis standardlahendusteks. Et seda registreerimisprotsessi nendele dokumendihaldussüsteemide kasutajatele mugavamaks teha, ongi siis loodud see standardlahenduste põhine menetlus, ehk arendaja, kes selle dokumendihaldussüsteemi välja töötanud, tema siis kirjeldab selle dokumendihaldussüsteemi RIHAs. Tema on siis selle standardlahenduse haldaja. Nüüd see asutus, kes seda dokumendihaldussüsteemi kasutab, tema siis kirjeldab RIHAs ainult need kasutamise põhised andmed. Ainult, mis erinevad sellest dokumendihaldussüsteemist, mis tema kasutab. Ehk tema on siis RIHA mõistes standardlahenduse kasutaja. Ehk see sama asi skemaatiliselt. Ehk arendaja kirjeldab standardlahenduse, kuna tegemist on nii-öelda asutuse sisemise töökorralduse tarbeks, asutuse tegevuse toetamiseks loodud andmekoguga, siis seal ainult neid süsteeme registreeritakse, neid ei kooskõlastata, need süsteemid registreerib Riigi Infosüsteemi Amet ja siis dokumendihaldussüsteemi kasutaja, tema liitub nende kasutajaks ja registreerib selle dokumendihaldussüsteemi kasutamise. Kuidas see siis toimub lähemalt? Arendaja kirjeldab siis RIHAs, ta jaotatud see süsteemi dokumentatsioon on jaotatud RIHAs erinevate registrikaartidele, me vaatame pärast lähemalt seda neid kuvapildistusi. Ta kirjeldab siis üldiselt selle süsteemi eesmärgid ja ülesanded, millist platvormi selle dokumentasüsteemi puhul kasutatakse. Ja kõige olulisem osa selle kirjelduse juures on siis selle dokumentasüsteemi metaandmete ja metaandmeloendi võrdlus, mis selle dokumentasüsteemi kohta esitatakse. Ja lisab viited õigusaktidele, mille nõuetele see dokumentasüsteem vastab, kirjeldab tema teenused võib-olla ja ka liidesed, mis süsteemile on loodud, näitab, kes on selle süsteemi kontaktisikud ja milliseid klassifikaatoreid selles dokumentasüsteemis kasutatakse. Siin on juttu sellest juurdepääsupiirangu aluste klassifikaatorist, et kui see saab nüüd, eks ole, ka arendajatega läbi räägitud need teemad, siis ta viiakse XML kujule, riigis on välja töötatud juba paar aastat tagasi klassifikaatorite kirjeldamiseks STMX vorming, viiakse STMX kujule, registreeritakse RIHAs
ja me saame siis näidata, et me kasutame sellist asja, kui seda kasutatakse. Ja täidab ka siis koosvõime küsimustikku rihas. Et praeguseks hetkeks siis on praktika olemas 2 dokumentussüsteemi kirjeldamisel. Nortal on kirjeldanud ära postipoisi ja just hiljuti lõpetas Justiitsministeeriumi RIK rihast delta kirjeldamise. Et praegu võikski vaadata seda, kuidas seda deltat on siis rihast kirjeldatud. Siin on nüüd kuvapildistus rihast, eks kogu see dokumentussüsteemi kirjeldus on mahutatud sama andmekogu kirjelduse registrikaartidele. Ehk seal on siis üldandmed, andmete koosseisu all me näitame dokumentussüsteemide puhul selle võrdluse, kuidas dokumentussüsteemi metaandmed vastavad metaandmeloendile. Alusdokument all me näitame viited õigusaktidele. Ehk siis kirjelduse all näidatakse seda platvormi. Ja andmete koosseisus tavapärase andmekogude puhul näidatakse siis andmekogust töödelevate andmete koosseis. Siin me näitame siis seda võrdlust metaandmeloendiga. Siin on ise siis see võrdlusdokument, üks lehekülg sellest või osa sellest, kus siis vasakul pool jooksevad metaandmeloendi elemendid, on erineva värvuse ja tähistusega kaad, ehk siis rohelise taustaga on need kohustuslikud elemendid, halli taustaga veega on siis need tingimuslikud kohustuslikud elemendid ja valge taustaga veed on siis vabatahtlikud elemendid. Ja nüüd, kui seda võrdlust tehakse, siis nad ei pruugi alati dokumentsüsteemis need metaandmeelemendid üks ühele vastata, siis tuleks seda siis, aga nad võivad olla vastendatavad, ehk siis selleks on see märkuste lahter, eks ole, asjade täpsustamiseks. Alusdokument, nagu öeldud, näidatakse need viited õigusaktidele, millele see süsteem vastab, ehk arendaja seda deklareerib, et see vastab sellele nõuetele. Haldaja, pidaja ja kasutajad, ehk siis kes seda lahendust haldab, kes on selle tellinud, kes on välja töötanud, kes vastutab selle dokumentatsiooni õigsusest reas ja kui seda süsteemi siis majutatakse kusagil mujal, siis näidatakse selle standardlahenduse pidaja. Ehk antud juhul seda süsteemi majutatakse registrite infosüsteemide keskuses. Kui need kasutajad, kes seda kasutavad Justiitsministeeriumi haldusalas, siis nemad sellega liituvad, siis me saame rihast kasutada alt selle ülevaate, kes nad seda kasutavad. Tehnilise kirjelduse all siis saab kogu selle tehnilise ülevaate sellest, nii sellest dokumentasüsteemi arhitektuurist ja tema toimimisest ja nii edasi. Samas üleval on siis ka teine sakk, on see koosvõime küsimustik, mis täidetakse dokumentasüsteemide puhul. Nüüd, kui see on kirjeldatud arendaja pool see süsteem, siis ta esitatakse registreerimisele, RIA saab selle kohta teavituse ja algab see registreerimismenetlus. Ja seejärel siis koostöös Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendusosakonnaga ja vaatame selle kirjelduse üle. ITAO lisab sellele hinnangu, kui paljus osas ta siis sellele metaandmeloendile vastab ja annab ka soovitusi, mida peaks selle dokumentsüsteemi arenduste puhul sedaspidi arvestama. Kõik need hinnangud on siis reast avalikult kättesaadavad, ka nii nagu ka muud andmed, kõik andmed on reas avalikud. Konkreetselt selle dokumentsüsteemil ja sellel lingilt saab kätte. Nüüd, kui see on rehas registreeritud, et selle standardlahendusena, siis saab kasutaja selle kasutamise registreerida, kui ta sellist sama deltat näiteks kasutab või postipoissi, mis iganes. Täidab siis need kasutamise põhised andmed, täidab selle lühinime. Praegult
TVK-d kasutatakse nii-öelda väikeste asutuse nimel ehk TVK päringud tehniliselt avatakse asutuse registrikoodile. Võimalik, et tulevikus see asi muutub, et hakatakse kasutama teistsugust kuju seal, ehk teenuseid ei avata enam asutuse põhiselt, vaid infosüsteemide põhiselt. Ehk see lühinimi peab olema unikaalne. Lisatakse viide avalikule dokumendiregistrile, sest pahatihti dokumentide need registrid asutustega kohalike omavalitsuste kodulehtedel on väga raskesti leitavad. Ehk siis Rihast saaks selle teabe kohe kätte ja me peaks surfama kuskil selle kodulehel ja mille alt me selle parajasti leiame. Näidatakse, millal seda dokumentsüsteemi hakati kasutama, millised turvaklassid on selle süsteemile määratud ja kas riske on ikkagi rakendatud. Ehk siis asutus peame läbi mõtlema, asjad teadma. Võib-olla on kuskil mujal see majutatud ja nii edasi. Ja üks tähtis koht on siis erisused või sellised muud täpsustused või muud kommentaarid. Seal peaks siis märkima seda, et kui te võib-olla kasutate mõne teise asutuse koos sama dokumendiregistrit, siis kellega te kasutate viitenumber selle asutusele. Viitenumbri mõistetakse siis seda RIHA viitenumbrit, mida RIHAs on igal asutusel, andmekogu infosüsteemil, teenusel, andmeobjektil, klassifikaator olemas viitenumber. Ehk siis selle kaudu saab viidata sellele asutusele. Ja peaks seal siis märkima ka kasutajal see, et kas ta saab need versiooni uuendused siis arendajalt automaatselt või mitte. Ja muud täpsustused. Märgitakse jah, siis volitatud töötleja, võib-olla see on majutatud kuskile mujale ja näidatakse need dokumentsüsteemi kontaktisikud selles asutuses. Siin on nüüd see sama Justiitsministeeriumi haldusala Delta, et kui asutus, kes seda kasutama hakkab, tutvub see dokumentatsiooniga, vaatab, kas see on õige asi, edasi, siis ta näeb seal päises seda nuppu liitu kasutajaks, pressib seda, vajutab seda nuppu ja siis ta saab hakata kirjeldama neid kasutamise põhiseid andmeid. Ehk siis märgib lühinime, eks ole, ja muud asjad, mida juba sai siin märgitud, mis ajast pärinevad kõige vanemad, need, kas siis metaandmed või dokumendid sellest dokumentsüsteemist, mida ta kasutab, kui kaua ta neid säilitab, neid dokumente selles süsteemis, millised turvaklassid on sellele süsteemile määratud ja kui palju riskid on rakendatud, seal on siis valik loendist. Ja see on siis see erisuste koht, kus siis märkida need erisused. Kas ma kasutan kellega koos, ühes süsteemis seda dokumentsüsteemi pean koos, kas ma saan uuendused automaatselt ja nii edasi. Ja on siis tulemas koostamisel juhised nii arendajatele, kuidas neid THS-id Rihas kirjeldatud saaksid, ja ka nende THS-ide kasutajatele, mida täpselt, kuhu ja nii edasi Rihas märkida, et need saaksid kirjeldatud. Sellega lõpetan. Aitäh! Tänu Teerole! Küsimusi? Diskussiooni omavahelist oli juba huvitatud kuulda siin, arutelu, mida see kõik tähendab ja kuidas seda kasutada. Kas on praegu kohe siin või me saame seda teha eesootava energiapausi ajal? Jaa. Liivi, ole hea. Ma tegelikult tean vastust, aga ma igaks juhuks teiste tarbeks küsin üle, et praegu juba on alustatud, väga paljud asutused on alustanud oma dokumendihaldussüsteemide registreerimist enne seda, kui standardlahenduse registreerimine kasutusele võeti, et mis nendest saab? Aitäh. Nad on mingisuguses staadiumis jah seal, eks nad nii-öelda, nimetan neid nii-öelda rippuvaks olekuks, eks ole, et nad ripuvad kuskil seal. Nemad eemaldatakse kataloogist, ehk seda protsess tuleb otsustada peale teha ja see palju lihtsam, kui ta oleks ennevalt olnud. Ehk nad eemaldatakse kataloogist.
aga kogemus on juba olemas. Mitte päris sarnane, aga. Nii, tänud veel kord Eerole ja tänud kõigi teise ploki esinejatele. Meil on nüüd aega veerand tundi ja kell 3 tuleme siis tagasi. Ole hea, näita meile järgmist pilti ja näita meile veel järgmist pilti. Ja need ootavad siis ees meie teemadena pärast seda energiapausi kell 3. Aitäh teile, tuleme varsti tagasi.